morning, Alec. We can Yes, start. good morning and happy to be here. Ja hea meel on olla siin. Yes, yeah. We're looking at the ancient boundaries of holiness, ancient boundaries of Täna holiness. vaatame iidseid pühaduse piire. I don't know how we can explain about ancient. You can explain it better in Estonia. Et kuidas sa mõistad muistseid või iidseid piire? It's like preserved things that are important from long time. See tähendab, et need on sellised kehtestatud tähtsad asjad, mis kehtivad And muistsetest they are aegadest. and they are preserved for importance. Ja need on nii-öelda jäetud kehtima nende olulisuse tõttu. So when I went through my notes, I wrote somewhere, I think it was in 1997. Et ma vaatasin oma märkmeid ja leidsin selle 97. aastast. I looked at what kept me intact in loving God through. Ma vaatasin, et mis oli see, mis hoidis mind toona Jumala juures alaliselt. And when I looked at that, I thought, I wrote ancient boundaries of holiness. Ja ma vaatasin, et ma olin kirjutanud üles need iidsed pühaduse piirid. And this is a message that was shared by my beloved pastor that I loved very much. Ja see oli minu toonase pastori sõnum ükskord, keda ma väga armastasin. Because he spoke mostly about holiness. Sest tema jutlustas enamasti pühitsusest, pühadusest. And when he spoke about that subject, you could see it in his face. Ja kui ta sellest rääkis, siis sa võisid seda tema näost näha. He was one with his subject. Ta oli üks omaenda sõnumiga. And he shared it in a way that people could understand that it's practical. Ja ta rääkis seda viisil, et inimesed said aru, et see puudutab praktilist poolt. You can also observe and attend this. Ja nad võisid seda ise ka järgida. The scripture is from Leviticus 20, verse 24. Ja see on 3. Moosese raamat 20:24. I want us to read it. Ja loen selle ette. Yeah, quickly. Leviticus 20, 20 ja 24. 24. Ja eesti keeles siis. Tehke siis vahet puhta ja roojase looma vahel ning roojase ja puhta linnu vahel ja ärge tehke endid põlastusväärseks loomadega ja lindudega ja kõigi Yeah. maa peal roomajatega, keda ma teile olen eraldanud kui roojased. Yes, indeed. And it says, hence I have said to you, Et seega ma olen teile öelnud, you are to possess their land. teie peate selle maa võtma. And I myself will give it to you to possess it. Ma lugesin järgmise salmi, aga mina ütlen teile, te pärite nende maa ja mina annan selle teile. A land flowing with milk and honey. Annan selle teile pärandiks, maa, mis piima ja mett voolab. I'm the Lord your God. Mina olen issand. Who has separated you from the peoples. Teie Jumal, kes teid on eraldanud teistest rahvaist. Very important word, separated you. See on väga oluline sõna siin, ma olen teid eraldanud teistest In other words, rahvastest. he's saying, I've set you apart from among the peoples. Ma olen teid eraldi asetanud nende rahvaste hulgast. I recall when God was speaking to Jeremiah, he said, I've set you apart. Mul tuleb meelde, et kui Jumal kutsus Jeremiia, siis ta ütles talle ka, et ma olen sind eraldi asetanud. In other words, I've consecrated you. Ma olen pühitsenud sind. I'm preparing you. Ja ma valmistan sind ette. Yeah, those are paraphrases that I'm using because I am experiencing the same. God is
looking at the people that he has separated. et mina kogen ka sedasama, et Jumal vaatab oma rahva peale, kelle ta on eraldi asetanud. And when we look at the ancient boundaries of holiness, ja kui me vaatame neid pühaduse piire, what comes out to be spoken so strongly is holiness. et see pühitsus selle juures on, mis on kõige olulisem. Holiness is a central theme in the Bible. Pühitsus ja pühadus on piiblis üks keskne teema. If we go further in the book of Leviticus, we read 26, kui me loeme edasi, siis verse 26. 26. salmi. He said, "You are to be holy olge siis mulle pühad, to me, minule, for I, the Lord, am holy, sest mina, issand, olen püha and have set you apart from the peoples to be mine." ja ma olen teid eraldanud teistest rahvastest, et te oleksite minu omad, minu pärand. Yeah, he is bringing back the word "set you apart from the peoples to be siin ta mine." kordab seda, et ma olen teid eraldanud teistest rahvastest. So it is the central theme of the Bible, holiness. ja see on keskne teema piiblis. It reflects the nature and the character of God. ja see peegeldab Jumala iseloomu, tema karakterit. And that's why he says you have to be holy to me. There's an expectancy. God is expecting from his people. ta ütleb, et te peate olema minule pühad, sest et see on see, mida Jumal oma rahvalt ootab. A certain response in the spirit. ja see on selline vaimu vastus. Hence the term holiness. ja sellest ka see termin pühadus. And when you see it so clearly, even Isaiah spoke about it in 6:3, Isaiah chapter Jesaja 6, verse 3. 6:3 ütleb sedasama. The seraphims proclaimed, et see seeravid kuulutavad. "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." Nad seeravid hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand. And one thing that stood out in my spirit when I looked at this is the word that follows. His glory fills the whole earth. ja järgmine asi jäi mulle silma, mis siin edasi ütleb, kogu maailm on täis tema au. When you look at that in the spirit, you begin to think, where is the glory that fills the whole earth? sa võid mõelda, et kus kohas siin see au on, mis kogu maad täidab. Is it in the air? kas see on õhus? And we thought like that previously to see. We check out the glory. Where is the glory? ja vanadel aegadel me vaatasime ringi, et no kus siin see Jumala au siis on. What do you think the glory that fills the whole earth? kus kohas see au on, mis kogu maad täidab? Because this was the proclamation of the seraphims. sest seda kuulutasid inglid, seeravid. And they said, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." ja nad hüüdsid, püha, püha, püha on vägede issand. His glory fills the whole earth. tema au täidab kogu maa. So I stood there to think, where is the glory now? et ma mõtlesin, et kus see au siis praegu on. Where do you think his glory is? Mis And that sina fills the arvad? whole earth. mis sina arvad, kus see au on, mis kogu maa täidab? We stand out to be the representative of him or representing him. et meid on kutsutud olema tema esindajad, me seisame tema esindajatena. And when we reflect him and when we look like him, then the whole earth is covered by kui his meie glory. peegeldame teda, kui me näeme välja nagu tema, siis ongi tema au, täidabki maad. When we become responsible on certain issues, decisions, and everything that we do, kui the all glory fills the earth. kui meie otsused ja teod ja kõik on temaga kooskõlas, siis tema au täidabki maad.
because this is a declaration that was repeated thrice, repeated 3 times, emphasis. sest seda on 3 korda rõhutatud. And by repeating it 3 times, it was trying to emphasize absolute purity. Ja see, et seda on 3 korda, seeravid rõhutasid seda, see tähistab absoluutset puhtust. Absolute purity of God. See on Jumala absoluutne puhtus. And this holiness calls us, he invites us into his holiness to say, you're supposed to be like me as Ja well. Jumal kutsub meid oma pühadusse ja ütleb, et te peaksite olema nagu mina. And when we read Leviticus 19, verse 2, sorry to give you a lot of scriptures today. No it's okay. Seesama 3. Moosese 19 ja salm 2. It's something that I wanted maybe to emphasize because it caught Ma my tahan seda attention. rõhutada, sest et mulle jäi see silma. The 19.2. church, the church has run away from holiness and displaying God's Jumala kogudus purity. on jooksnud minema pühaduse juurest. Leviticus 19, verse 2. Ja 3. Mooses 19.2. Speak to all the congregation of the sons of Israel Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja and say to them, ütle neile, you shall be holy, olge pühad, for I, the Lord, your sest mina, God, issand, teie Jumal, am holy. ma olen püha. Maybe people say it was in the Old Testament, Võib-olla inimesed ütlevad, et see oli Vanas Testamendis, but Ephesians 1, verse 4 says the same. aga Efeslastele 1.4 ütleb sedasama. If you read the sentences of Paul, Kui sa vaatad, mida Paulus ütleb, Efesose he said 1.4, the same in the book of Ephesians. ta kordab sedasama Efesose kirjas Yeah. 1.4. And so Nõnda this nagu, is, let me read, nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud yeah, tema palge ees armastuses. yeah. Is that the same? Et see ütleb ju sama, Yeah, it should be the same. see on sama. Yeah, it should be the same. So what we are talking about today is that God is calling us to stay in the boundaries of holiness. Nii et mida Jumal kutsub meid? Jumal kutsub meid tagasi nendesse pühitsuse ja pühaduse piiridesse. He wants us to understand these boundaries. Ta tahab, et me saaksime aru, mis need piirid on. I looked at the concept of my pastor's sharing. That was 1997. Et ma vaatasin seda, mida minu pastor õpetas Yeah, 97. aastal. yeah. I looked at his concept. What was he bringing out? Ja ma vaatasin, mida tema välja tõi. Boundaries are rooted in scripture, very much rooted. Need piirid on kõik piiblis, need juured on piiblis. Where God provides a clear instructions Ja Jumal annab väga selged juhised and commandments to his people clearly. ja korraldused oma rahvale, mis on väga selged. God gave the Israelites the law through Moses. Jumal andis iisraellastele Moosese kaudu seaduse And the inclusion in that law ja selle juurde käis, was moral behavior, oli ka moraalne käitumine. ceremonial, See oli and ceremonial. And tseremooniaalne there is käitumine also civil boundaries. ja need puudutasid ka tsiviilelu. This was widely explained in Exodus 20, verse 1 to 17. I think you can take your time to read that. Teine Moosese, No, just take your time to read it at your own time because it's very, okay. very long. Say again, second. It's Exodus 20. Teine Moosese 20, ta ütleb, et see on pikk ja seda praegu ei saa lugeda, aga pane kirja teise Moosese 20.
verse 1 to 17. 1-17. Jah, I think a lot of us have read that, but God can speak to you in a way that is different as you et, study and read. et sa näed, kuidas Jumal siin räägib, see on 10 käsu lugu. This was a design where God set Israel apart as a holy nation. Ja see on see disain, kuidas Jumal asetas Iisraeli püha rahvana teistest When erineva. he checked out, he appointed his son, Israel. He brought him out different from other Ta nations. kutsus Iisraeli oma pojaks ja tahtis, et ta oleks teistest erinev. And when God picks you, separates you, Kui Jumal võtab sinu ja asetab sinu teistest väljapoole, he wants you to take his image separated from others ta tahab, et sina kannaksid tema olemuse kuju, mis erineb kõigest muust maailmast. in behavior, in conduct, in Kogu everywhere. ülalpidamine, käitumine, kõiges. Because when he separates, he begins to shape you and mold you, and so that, Kui ta asetab su eraldi, siis ta hakkab sind ise vormima. and that is very, very good when God is doing that. Ja see on väga hea, kui Jumal seda ise teeb. In the New Testament, Jesus reaffirms the importance of spiritual boundaries. Ja Jeesus rõhutab seda Uues Testamendis, kui tähtis on see, et need vaimsed piirid on paigas. He emphasized the heart's condition Ja ta rõhutas südame olukorda over all mere external compliance. kõige muu välise sellise korralikkuse kõrval. Yeah, that was the Sermon on the Mount. You remember the Sermon on the Mountain Ta rääkis seda mäejutluses in Matthew 5. Matteuse 5. I just picked a scripture, two scriptures from there, 17 and 18. Et seal vaatasin Matteuse 5, 17 või 18, 19. And this is what Jesus thought and brought in his sermon. Ja see on see, mis Jeesus ütles. He said, do not think. Ta ütleb, ärge arvake. I think he checked out the thoughts of everyone that was around and looked into them. Tundub, et ta kuulis või luges inimeste mõtteid enda ümber. And you know what they thought? Ärge mõelge. They thought he has brought heresy. This is just something different. Sellepärast, et rahvas seal mõtles, et mis valejuttu ta räägib siin. And he reminded them, he said, do not think Ja ta ütleb seal, et ärge mõelge nii, that I've come to abolish the law or the prophets. et mina olen tulnud tühistama seadust ja prohveteid. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ma ei ole tulnud neid tühistama, ma olen tulnud seda täitma. And the fulfillment involved a deeper understanding and the adherence to God's will. Ja see tähendas sügavamat arusaamist Jumala tahtest. He brought the deeper understanding Ta tõi sügavama arusaamise asjast, and adherence to God's will. et me oleksime, et me kuulaksime selle Jumala tahte sõna. Yeah. That is when you check out that the Sermon on the Mount, that was what he was trying to talk about. See on see, mida ta seal mäejutluses rääkis. He expanded on the spirit, on the spirit part, the heart's condition. Ta harutas selle nii-öelda nende selgelt lahti, kuidas see puudutab mitte välist käitumist, vaid südame olukorda. Yeah, if you check out verse 7 as well, the same, Matthew 5, 7. Matteuse 5-7 ütleb ka sama. Yeah, he tried to emphasize, Ja ta rõhutab, blessed are the merciful. et õnnistatud on need, kes on halastajad, For they shall receive mercy. sest et nendele kuulub halastus. So he was very much talking to the heart's condition. Nii et ta räägib siin südame olukorrast. Yeah.
And one thing that I learned from my pastor's sermon was that we have personal boundaries, personal boundaries. et see, mis mulle sealt pastori jutlusest toona kohale jõudis, on see, et need piirid on seatud meile personaalselt igalühel isiklikult. And I loved it when he quoted Proverbs 4, verse 23. Ja mulle meeldis, kuidas ta luges õpetussõnad 4:3. He said, we are called to establish personal spiritual boundaries to guard our hearts. Et ta ütleb, et meid on kutsutud järgima neid isiklikke piire, sest see valvab meie südant And our minds. ja see valvab meie meeli. We allow what comes into our minds. Et me ise otsustame ju, mida me lubame oma meeltesse. And we do not allow that which is going to crush our hearts. Ja me ei luba sisse midagi sellist, mis pärast murrab meie südame. It was like an advice See oli üks nõuanne, that Solomon was given. mille Saalomon üles kirjutas. He said, guard your heart with all diligence. See Saalomonile Jumal ütles seda, et valva oma südant väga suure hoolega. Look at that. He said, guard your hearts with all diligence. See on õpetussõnad 4, et valva oma südant rohkem kui midagi muud. For from it flow springs of life. Sest sellest voolab see elujõgi. Yeah, this involves setting limits on what we allow into our lives. Nii et see südame valvamine tähendab seda, et me järgime neid piire, mis meie elule on pandud. You know, such influences from media, relationships, and activities like the era we are living in today. Et terve see ajastu, milles me praegu elame, see käib selle kohta, meie suhete kohta inimestega. That may lead us to distraction from God. Et see kõik ei viiks meid Jumala juurest eemale. And at times we may be led into sin. Ja see võib viia meid ka pattu mõnikord. And Paul reminded us, he spoke something very important. Ja Paulus tuletab meile meelde, apostel Paulus tuletab meile meelde midagi tähtsat. He reminded all of us believers. Ja ta meenutab meile kõigile usklikele. To have a clear identity and purpose as we live on the earth. Et meil oleks oma identiteet väga selgelt paigas ja väga selge eesmärk meie And it was a clear reminder, a scripture that is known very much. Ja see on kuulus kirjakoht, mis on väga tuntud. 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Esimese Korintuse 6. The reminder of identity and purpose. See tuletab meelde meie identiteeti ja meie eesmärki. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. 6. peatükk 19-20. Let me read them. Yes. Või kas te ei tea, et ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt, sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihust. Yeah, he said, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Kas te ei tea, et teie ihu on püha vaimu tempel? Who is in you? Ja tema elab teie sees. Whom you have received from God? Ja te saite ta Jumalalt. You are not your own. Te ei ole ainult iseenda päralt. We are bought at a price. Ta on ostnud meid hinnaga. Therefore glorify God with your body. Nii et nüüd austage Jumalat oma kehaga, oma ihuga. You know, this underscores the need for boundaries in personal conduct, emphasizing purity and holiness. Kas see tähendab siin isiklike piiride seadmist ja isiklikku pühadust, pühitsust? Yeah, as I conclude, he also spoke about community and church boundaries. Ja ta lõpetuseks rääkis ka kogukonnas piiridest ja koguduse piiridest. The spiritual boundaries also extend to the community of believers.
Need vaimsed piirid on kehtestatud ka usklike kogukonnale. where we serve to maintain order, unity, Me oleme kutsutud näitama välja head korda, and üksmeelt, doctrinal üksolemist, purity. ka õpetuslikku puhtust. And Jesus also outlined the process of maintaining the boundaries. Ja Jeesus ka samamoodi tõi välja selle, kui oluline on see, et need In Matthew piiride 18, tunnetamine. in Matthew 18, verse 15 to 17, Matteuse 18. Jesus outlined that process. Jeesus toob selle piiri välja siin. What verse? Mattuse 18 to 15, sorry, 18, 15, 17. Matthew 15, 17. Ja see on siis Mattuse 18, 15 kuni 17. Do I Yeah. have to read? Yeah, no, Ja you can kui read sul... at your time, maybe. Okei. Siin räägib seda, kuidas peab venda noomima, kui ta on patustanud. Ja kui ta ei kuula, siis võta kaasa ja nii edasi ja nii edasi. Et lugege siis Mattuse 18, 15 kuni 17, et kogudusel on samamoodi reeglid kehtestatud, kuidas toimida. Yeah, he was addressing the process of how community order, unity See in on terms nüüd of all. see on kogukonna kord ja kuidas hoida üksmeelt, kuidas hoida seda üksolemist pühade Yeah, hulgas. keeping the doctrinal purity. Ja kuidas kogudus peab valvama õpetusliku puhtuse üle. And how to address sin within the community, within the church. Ja kuidas käituda siis, kui on kogudusse ilmunud patt või kogukonda. Highlighting the importance of accountability and discipline. Ja see toob väga selgelt välja selle vastutuse ja aruandluskohusluse selle korra hoidmise suhtes. And this is what the early church practiced. Ja algkogudus järgis seda. All of these principles. Järgis kõiki neid põhimõtteid. And so this was wonderful to me when I checked out the notes that my pastor really spoke a sermon. Minu jaoks nii värskendav neid pastori jutluse märkmeid läbi käia. I believe and hope that this was an encouragement to us. Ja ma usun, et see oli ka sulle uuesti julgustuseks. That we may pursue it in the spirit. Et me mõtleksime nendele asjadele vaimus. Yeah, because God has set us apart for the time like this. Sest Jumal on päriselt ka meid asetanud eraldi selles ajas. And to reflect the glory of God wherever we are. Et meie peal oleks, meie sees, meie kaudu oleks näha tema au, kus iganes me liigume. And it is only done through the Holy Spirit. Ja see on ainult püha vaim, kes seda meie sees esile toob. Yes, let's just pray. Father, we thank you. Palvetame. Isa, me täname sind. For you are reminding the church of his age. Sest sina meenutad oma kogudusele seda aega, milles me elame. The age that you call the last age and the evil age. See on see kuri aeg, nagu sõna ütleb. Need on need viimased päevad. Father, we are living in the time like this and the generation like this. Ja me elame selles ajas ja selles põlvkonnas. Where holiness, kus pühadus, purity of mind, meelepuhtus and guarding our hearts is important. Ja südame valvamine on väga oluline. Because there have been a lot of invasions in the media and everything that surrounds us. Sest meedia on nii-öelda üle võetud ja kõik, mis meie ümber. That Lord, we may keep our hearts. Et me hoiaksime oma südant selle kõige sees. Thank you, Jesus. Tänu sulle, Jeesus. That your word is always truth. Sinu sõna on alati tõde. Keep us, Lord, hoia meid, issand, in the boundaries of holiness. oma pühaduse piirides. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Thank you, Alec. That Thank was you so good. much. Thank you. Yeah.
We are going Enjoy. to dwell in that, et me Yes, vaatame please. natuke veel ja siis on kõik Thank you so tänaseks. much. Thank you so much, God bless you, bye Enjoy, bye, please. Thank you. bye bye. Halleluuja. No nii, mis me siis täna hommikul selle sõnaga peale hakkame? Väikene kerge meeldetuletus kõige selle maailma keskel, kõige sotsiaalmeedia keskel, kui kerge on libastuda banaanikoore peal. On ju nii? Et neid võimalusi pakutakse, kuna see maailm on nii ühendatud. Vaadake, Jumal ootab, et kogudus, Jumala rahvas oleks üks. Aga saatan on ka väga, naudib seda, et maailma ühendada. Sest et kui ta ühes otsas valab mingi perverssuse kausi välja, siis ta teab, et need lained löövad üle maakera, kus iganes on internetile ligipääsu, telekanalitele, et siis see toob talle palju suuremat vilja kui 200 aastat tagasi, kui kõike tuli hobuvankriga ühest kohast teise viia. Tol ajal oli koguduse elu kuidagi lihtsam, et võib-olla inimesed pidid oma südant valvama palju vähemates asjades, et nad seal külaklatši ei kuulaks ja ei levitaks ja ei oleks kadedad ja noh, sellised piirid olid. Aga täna on liikunud see väljakutse pühadusele palju nähtamatumatesse piiridesse, sest igalühel on telefon käeotsas. Sa ei saa elada ega töötada enam ilma, et sa oleksid kogu maailmaga ühendatud kogu aeg. Ja seega seda, kus kõik see sinuni jõuab, iga minut, iga sekund, see on kordades rohkem kui internetieelsel ajal. Olete nõus? Ja Jumala vaim tuletab meelde seda, et ära unusta, et sa oled minu laps. Et ära unusta, et piirid siiski kehtivad. Ja ära unusta seda, et kes kisub maha müüri, seda salvab madu. Et kui sa ei taha tagajärge oma elus, kui sa ei taha avastada, et su perel on piirid maas, et su perel on kaitsemüür maas, siis ära tee sinna müüri auku sisse ja ära piilu välja. Me ju ei tea, kui inimesed ahetavad ja ringutavad käsi ja ütlevad, kus Jumal oli ja miks Jumal ei kaitsenud. Me ei saa küll negatiivselt mõelda ja see kehtib ju meie endi kohta samamoodi, eks ole. Aga et kui asjad juhtuvad, kas see on siiski võimalik, et müüri sees on auk ja keegi unustas ennast välja piiluma. Mäletate Taavetit, kes oleks pidanud sõtta minema koos meestega, aga millegipärast jalutas oma maja katusel ja ta pilk langes teise maja hoovi. Ja ta ei oleks pidanud sinna mediteerima jääma. Et huvitav, kelle naine see on. Kui sa näed paljast naist, siis sa ei pea mõtlema seal, et huvitav, kelle naine see on. Sinu asi ei ole seda vaatepilti sinna imetlema jääda, eks. Aga ta ületas oma sees, oma südames. Astus üle piiri nähtamatult oma sees. Ja tagajärg oli kohutav ja põlvkondadeks, sest see viis välja järjest sammhaaval aina raskemate ja keerulisemate probleemideni, kuni lõpuks Jumal ütles, et nüüd sellepärast, et sa seda tegid, ei lahku mõõk sinu järglaste soost. Ja halvad asjad olid perekonnas, väga kurjad asjad olid Taaveti peres, tema poegade vahel, tapmised. See oli kohutav, aga kuidas see sai sisse? Jumal ütles talle, sellepärast, et sa kiskusid müüri maha, sa läksid liiga kaugele. Sul oli liiga hea elu, sa arvasid, et sa oled minu lemmikkuningana ennast nii ära kindlustanud, et sul on nüüd luba selliseid asju vaadata, teha, mediteerida, mõelda ja selliseid samme astuda selles suunas, nagu Taavet tegi, et kutsuda
teise mehe naine endale külla, samal ajal kui mees on sõjas Taaveti võitlusi võitlemas Iisraeli eest. Ja Jumal ütles, et sa astusid üle nendest piiridest, et sa murdsid nii-öelda selle müüri maha selle koha pealt. Sa ise avasid ukse ja nüüd on sellised kurjad asjad sul peres. Nii et see on nagu hea meeldetuletus, et neid võimalusi pakutakse meile tohutu palju. Noh, need on need vaimsed pildid piiblis, kus oli see Piileam, see valeprohvet, kellel ei olnud luba Jehova nimel Iisraeli needa, Jumala nimel. Aga ta andis nõu Moabi kuningale, kuidas Iisraeli murda. Sest Iisraeli kaitse ja ligipääsmatus ja kardetavus oli nende pühaduses. Sest kui nad olid Jumalas, nii nagu Jumal oli kehtestanud piirid neile, siis nad olid absoluutselt ligipääsmatud. Nad olid nagu valguse armee ja pimedus kartis neid. Ja see korrumpeerunud prohvet, see andis Moabile nõu, et saada oma ilusad tüdrukud sinna keksima ümber selle Iisraeli leeri. Ja läkski asi lahti ja Iisraeli mehed hakkasid tooma sealt pagan naisi endale ja müür lõhuti maha ja see Jumala auhiilguse valgus kustus ja kõik väravad olid lahti ja vaenlane sai rünnata. Nii et vaadake, kuidas ta kogu aeg käib, ta pakub meile poliitika kaudu, et su süda vihastaks ja et sa ütleksid või mõtleksid rahvaste kohta asju, milliseid üldistusi Jumal ei ole meile lubanud. Saate aru, see on väga kerge, eks ole. On usklikke, kes on vihanud kirglikult teatud rahvast mingisugusel põhjusel, mida nende suguvõsale põhjustati kunagi. Ja sellised kihvatused ja väljaütlemised, mis ei ole pühadele üldse kohased Kristuses Jeesuses. Ütleme, et Kristus Jeesus ei ütleks ühe rahva kohta selliseid üldistusi. Kas te kujutate ette Kristust ütlemas mõne rahva kohta südametäiega sellist üldistust, et umbes, et ainult tead, kuu peale ja vetsupotist alla. Ei, iial ei ütleks Kristus, seega ka püha rahvas ei saaks mitte kunagi öelda üldistusi ühegi rahva kohta, sest neid sõnu sa ei leia Kristuse suust. Üks hea näide selle kohta on, kui variserid süüdistasid Jeesust, et sul on kuri vaim ja sa oled samaarlane. Ja Jeesus ütleb selle peale, mul ei ole kurja vaim. Aga ta ei ütle mitte midagi selle teise poole kohta. Kui tema kohta öeldakse, sa oled samaarlane, siis Jeesus ei saanud öelda, mina ei ole samaarlane, sest samaarlased on temast sündinud, ta on sõna ja tema läbi on loodud kõik ja tema jaoks ja tema poole. Nii et kui Jeesus ei võtnud seda sõna oma suhu ja ei öelnud, ma ei ole see ja teine, kui Kristus ei ütle, ei lahuta ennast ühestki rahvast, siis ei saa ka meie selliseid asju välja öelda. Aga vaadake, kui kaval see on, see vaimsus, mis ka meediast nagu köetakse ülesse. Väga kerge on öelda oma suuga välja asju, mis tegelikult lõhkus praegu müüri maha ja me ütlesime seda, meie suust läks mõõk välja, aga see mõõk ei tee midagi vaenlasele, vaid see mõõk lõi meie enda kaitsemüüri augu sisse. Kas te olete kunagi kogenud, et sa oled öelnud oma suuga, ütleme sellise kiusatuse hetkel, kui sind on aetud üle piiri, sa oled oma suuga öelnud asju kas enda kohta, oma lähedaste kohta või kellegi kohta väljaspool. Kui sõna on välja öeldud, siis sõna sa tagasi võtta ei saa ja sa kahetsed. Või püha vaim pärast ütleb, mis sa tegid, sa praegu lõid ise nii-öelda müüri sisse augu. Ja nüüd sai tulla kõik see süütunne ja alaväärsus ja depressioon ja
ja see tulvab sealt august sisse. aga kurat käib kogu aeg nagu mängib selle peale, et ahvatleda sind, et nii kaua sind torkida, kuni ta saab sinu käest selle sõna kätte. ja kui see sõna on välja öeldud, siis on müüri sees auk ja seda üles laduda on paras tükk tegemist, eks. aga kui inimesed elavadki niimoodi, et lõhuvadki neid müüre enda ümber kogu aeg ja siis me ei saa aru, miks koguduses halvad asjad on. Kuidas sinuga nii saab olla, kuidas nii palju on? No aga vaadake, iidsed müürid, iidsed piirid on maha lõhutud. Vaata, Jumal ju keelab piiblis, et ära nihuta neid piirimärke. Ära tee oma piire laiemaks, et teistele võib-olla ei ole lubatud, aga noh, mina tõstan oma piirimärgid natuke laiemale, sest et noh, Jumal armastab mind. Mina võin natuke neid piirikive nügida laiemale. Ei ole nii, sest piibel ütleb selgelt, Jumalal ei ole, eesti keeles on isikute eelistamist. noh, seda on natuke raske aru saada. Jumal ei tee inimeste vahel vahet, tal on kõik täpselt üksi. see on, vahel on raske seda mõnel usklikul uskuda, et Jumal päriselt ka ei tee erandeid oma põhimõtetes, oma reeglites, oma pühaduses, et kui sina oled talle eriti nunnu, siis sinul ta lubab käituda ära hellitatud lapsena. ei luba. ja kui piirid on paigas, siis need on sulle ka, ükskõik kui lemmiklaps sa Jumalal enda meelest oled. et see piiride teema on oluline ja ma tean, et Aalika on siin juba tükimat aega nendes piirides sees oma, oma eluolukordade tõttu. ta on leidnud selle, et tema kõige suurem turvalisus on lahutada ennast sellistest asjadest, mis ajab tal hinge täis või määrib või noh, eesti keeles öeldakse kopsu üle maksa. et parem on distantseerida ennast inimestest, kes kogu aeg toovad su ellu rahutust ja draamat ja kõike seda. parem on tõmbuda Jumala juurde ja otsida tõesti selles eraldatuses ja vastus ja palves, et sinu oma hing oleks puhas. et võib-olla ka meil tasuks seda vahel vaadata, et meil on kollektiivid, kus, kus võib-olla see vaimne atmosfäär on nagu väävelappe või see lihtsalt söövitab läbi. ja kui sa tunned, et see atmosfäär söövitab su läbi kogu aeg ja et su kaitsekiht läheb aina õhemaks, siis võib-olla tasub mõelda, et kas äkki Jumalal on sulle teistsugune keskkond, kus sa võiksid viibida, töötada ja elada, kus sina saaksid olla valguseks, mitte sa ei peaks kogu aeg olema siukses happevannis, kus sinu närve proovile pannakse. noh, sellised väikesed mõtted, eks. et kuidas me saame hoida oma hingerahu, sest kuningriik on ju, mida Jeesus ütles, kuningriik ei ole söömine ega joomine, mis tähendab, ei ole ajalik, materiaalne, omaenda heaolu, omaenda leiva ja turvalisuse kindlustamine ise oma käega, et ma ju pean, sest ma ju pean enda ja oma pere eest hoolitsema, vaid kuningriik, see on kuningriik. Eks inglise keeles on hea, on kingdom, mis tähendab kuninga domain või domään, kuninga valitsusala. nii et mis asi see kuningriik on, see on need piirid, kus kuningas valitseb. kus sa tead, et sa oled kuningriigis? kui sa oled kuningriigi sees, kuningriigi kaitse all, siis see on õigsus number 1, vaadake. õigsus võrdub ju pühitsus, pühadus. õigsus ja õigsuses on sulle tagatud hingerahu ja rõõm, sisemine rõõm, mida ei võta teilt ükski ära, Jeesus ütles. et otsime seda, aga seda rahukeskkonda
et me ei peaks olema kogu aeg sõjas ja oma müüriauke lappima selle keskkonna tõttu, milles me oleme. et vot sellised väikesed mõtted täna spontaanselt, kuidas teil on? kas keegi midagi lisab? mis mõte sul tuli, kui Aalik rääkis neid asju, mida Püha Vaim sulle rääkis? ja mulle kuidagi turgatas nagu praegu see, vaata, et kuidas tegelikult ju saatan on teinud niipidi, et inimestel on igasugused muud asjad tähtsad selleks, et abielluda, eks, ja et sul peavad olema mingisugune ühesõnaga kindel koht, kus sa tahad, onju. sul peab enne olema enam-vähem maja, auto ja ma ei tea, mis iganes, eks ju, korralik töö ja siis võib-olla, onju, et aga selle asemel ja sa ei mõtle sellele lepingule, eks ju, mis tegelikult on oluline, et selle asemel, et teha vastupidi, et küll sa jõuad hiljem ka pidutseda ja oma selle maja saada ja mis iganes, onju. et kuidagi jah, nagu see väline saab tähtsamaks sellest, mis on tegelikult see sisuline asi. see ongi õigus ja see on üks põhjus ka, mikspärast perekond algab juba ilma müürideta. sest kõigepealt on kõik müürid maas ja noh, me ei räägi isegi perekonnast. enamus, väga ütleme, rõhuv enamus, karjuv enamus kõigist nendest juhtumitest, kes arvavad, et nad kõigepealt elavad koos, et siis, kui kõik klapib, siis kunagi hiljem võib-olla tehakse pulmat, seda ka eriti palju ei juhtu enam. ja siis enamus nendest lugudest ei lõpe ju pulmadega, mis tähendab seda, et on tegeletud hoorusega ja tehtud ennast täiesti haavatavaks ka koguduse sees, ka usklikud. kui noh, ütleme, ma ei räägi siin nüüd päris, võib-olla on erinevaid kogudusi ja kõik, aga ütleme, tendents maailmas on see, et koguduses ja noorte hulgas ja kõik öeldakse, et ah, küll nad abielluvad siis, kui nad raha saavad, nii kaua nad elavad koos. enamus neid lugusid ei jõua lepinguni, mis tähendab seda, et need noored on alustanud oma elu ilma igasuguste müürideta, nad on haavatavad, rünnatavad vaimumaailmast igast suunast. Nad on ise seda teinud, nad on väljunud nendest iidsetest kaitseradadest, pühitsusradadest. ütleme, et vaenlane on olnud väga edukas meid veenma, et me saame praegu 21. sajandil ilma nende kaitsemüürideta hakkama. ei saa. ja hädakisa on taevani ja küsimused Jumala poole, miks? kas te kujutate ette, kui palju Jumal kuuleb täna kristlaste hulgast ahastamist? Jumal, miks sa seda lubasid? ja Jumala, taevas vastab sulle nagu peegeldus ja ütleb, jah, miks sa seda lubasid? mina seadsin müürid, mina seadsin kaitserajad, mina ütlesin, kus kohas te olete minu valguses kaitstud. Te läksite ise välja ja nüüd nutate. nii et me peame tulema tagasi, me oleme kutsutud tagasi tulema valgusesse ja valguse piiridesse, kui me tahame, et meie ja meie pered oleksid kaitstud. kui me tahame, et Jumal meile kiirelt appi tuleb, meie eest võitleb, meie eest seisab ja et see valguse müür on nii tugev, et pimedus ei saa valgusesse sisse tungida, siis meil tuleb ka midagi selleks ise teha, mitte ronida üle aia sealt, kust ei ole vaja, eks. mul tuli meelde siin ühel hommikul mingid ajad tagasi enne ärkamist Jumal näitas mulle ühe pildi see oli ikkagi nagu munes, aga see oli nagu sellises, ma kohe sellest ärkasin niimoodi, et see Jumala hääl kõmises mul veel kõrvus. ja ta ütles mulle nii, et te hüüate mu poole, et teil on taga vari, pikk vari. ja te hüüate mu poole, et ma korjaks selle varju ära teie taga. et noh, pikk vari jälitab teid, varjud jälitavad teid. ja ta ütleb, et miks te hüüate, et mina tuleksin sinna, kus teie olete, et seda varju ära ajada teie tagant. kui te tuleksite, seisaksite otse valguse all,
otse lambi all, ei oleks teil mingeid varje. Ja see oli väga tugev sõna Jumalalt. Ja Jumal pahandas nagu sellepärast ja ma nägin seda pilti, et kui on üks lamp, üks selline ere valgus kuskil ja sa seisad kaugel eemal ja vaatad selja taga, sul on pikk vari taga. Ja siis hirmunult kisad, et Jumal, mul vari jälitab mind, vari on taga, nii kole suur pikk must vari on taga. Ja Jumal ütleb, miks ma peaksin tulema sinna seda varju hävitama. Tule sina minusse, tule sina valgusesse ja sul ei ole mingit varju. Saatan ei saa tulla sinuga koos pühitsusse. Ta ei saa tulla, kui sa elad täielikult valguses. Ta ei saa eksisteerida valguses, ta saab eksisteerida ainult pimeduses. Nii et mõtleme selle üle ja võib-olla kui on vaja täna mingite asjadega tegemist teha, teeme seda, sest et jonnimisel ei ole mõtet. Jonnimisel ei ole mõtet. Kannatame me ise, kannatab meie tervis, kannatab meie vara, kannatavad meie lapsed, kannatavad meie kõik, mis meie ümber on, kannatavad, kui me ei saa sellest aru, et valguses elamisel ei ole alternatiivi. Kui me lahkume valgusest hämaramatele aladele, seal on alati tagajärjed. See on see põhjus-tagajärg seos. Ja see on nagu gravitatsioon, me ei saa pahandada Jumalaga, et kui sa kuskilt kõrgelt alla hüppad, siis sa jalaluud murrad. Jumal ei ole süüdi, eks. Põhjus ja tagajärg seos on. Ja väga palju ka usklikkonnas peab vaatama, kus me oleme oma tolerantsuses lubanud asju ja hoidnud suu kinni ja siis mõtleme, miks on kogudus laastatud. Siin käis läbi teema, et inimesed, kes on olnud väga suureks eeskujuks suurele osale Kristuse ihust, on veel vanas eas kukkunud lahutama, et abielluda kellegi teisega. Mis see on? See seab mudeli positsioonilt ühe väga vale eeskuju nüüd kogu usurahva ette, et kui see või see inimene nüüd, kes oli selline eeskuju, selline Jumala poolt teiste ette seatud juhatajaks ja eeskujuks, kui tema omaenda hingehimude järgi või oma taltsutamata iseloomu tõttu hävitab oma lepingusuhte, et krabada kellegi rohkem isu äratavama järele, siis mis ta teeb? Ta avab tohutu portaali järgmistel põlvkondadel vaadata seda eeskuju ja öelda, et mina võin ka oma silmade himu järgi talitada, hävitada oma lepingu ja nii-öelda alustada uut noorema ja värskema mudeliga näiteks. Ja sellel on tagajärjed, kui kogudus hoiaks oma suu kinni ja ütleks, et aga sina ei tea nende pereasju ja ju siis nendel ei klappinud ja kui ta nüüd lahutab, kas ta peakski siis nüüd üksi jääma ja mehel ei ole hea üksi olla, las ta nüüd abiellub või naine, eks. Ja kui kogudus hakkab siin vabandama nendes asjades, mis puudutab eeskujusid ja mudelipositsioone, siis ei ole mitte midagi imestada, kui see kogudus saab laiali rebitud ja laastatud nii, et vähe pole. Miks? Sest iidsed piirid on maagist. Nii et see enesedistsipliin ja nagu Aalik ütles, see sõna ütleb, et valva oma südant enam kui midagi muud, valva. Miks peaks valvama? Sest su südant rünnatakse. Need vahid peavad olema müüride peal sul ööl ja päeval sinu oma südames. Sest et see on kogu aeg rünnaku all, et sa hakkaksid selle maoga seal puu all argumenteerima, mida võib või ei või, sest et ta oskab tulla väga ilusti ja seletada ära sulle hingeliselt ja empaatiliselt, kuidas sa võid nii käsumeelne ja julm ja halastamatu olla. Inimesel on ainult üks elu ju, tõsi või? Aga see ongi kutsutud, see on ju nimetatud igaveseks eluks ja seda peab kaitsma nagu kõige suuremat varandust, mis sul üldse on. Et see maine elu ju peaks suubuma igavesse ellu, kui sa sinna oma kaardid maha mängid,
sul ei ole igavikku enam asja. aga vaata, saatan tuleb ja veenab kogu aeg, et kas ikka Jumal nii, ega siis noh, aga vaata, Jumal ütleb, et inimesel ei ole hea üksi olla ja tegelikult ja Jeesus lubas ju lahutada, kui hakkama ei saa, eks ju. Ma ütlen, et saatan kangutab neid piire igas suunas ja pommitab su mõistust sellega, et aga noh, vot ma ei suuda enam ja nii ja nii ja nii. kui sa teed selle sammu ja oma käega müüri maha murrad, sealt ei tule midagi head, vaid noh, nagu see ka vabastusõpetuses, aga et me teame seda, kui vanemad on lahutatud, siis on lastel ekstreemselt raske oma abielusid hoida, sest vanemad on müüri maha lõhkunud, eeskuju ei ole enam, on õigustused ja vabandused ja nüüd kõik need ründavad nüüd lapsi, kui nemad abielluvad. sellepärast on ka ülimalt tähtis, et me valvame oma abielusid mitte ainult iseendi pärast, vaid sellepärast, et me ei tee ust lahti järgmistele põlvedele, et saatan saaks nende abielusid rünnata. mida rohkem on lahutusi, seda peaaegu võimatumaks muutub lastel oma noori abielusid koos hoida, kui eeskujusid ümberringi enam ei ole. nii et vaadake, kuidas need piiride ja nende kaitsemüüride teema, kuidas see puudutab meie igapäevast elu ja meie igapäevaseid kannatusi, igapäevaseid valusid, mida me kogeme, et vaatame uue pilguga neid asju ja võib-olla tuleks kasuks, kui me muutuksime natuke rohkem printsipiaalsemaks, sest me teame seda, et igasugune kompromiss toob meile sellise tagasilöögi, oleks me seda ette teadnud, me ei oleks seda kompromissi teed läinud. Aamen.